Aasta oli 2004, kui Mercedes-Benz näitas oma CLS-iga, et kupee võib olla ka 4-ukseline. 2007 tõi turule Audi A5 ja andis tõelise vastulöögi 2009. aastal, kui turule tuli A5 Sportback. Nüüdseks on jõudnud A5 juba teise generatsiooni faceliftini, mis linastus paari aasta eest. Audi ütleb, et A5 Sportback on hea kompromiss neile inimestele, kes peaksid ostma endale A4 sedaani, kuid ihkab samas ikkagi A5 kupeed ja see on siis selline hea kompromiss, aga selline see auto on ja tere tulemast taas kord kaasa olema Naismiksude proovisõidu saatele. Uuenduskuur on andnud talle veel rajudama välimuse, teie ees on tegelikult A5 siis veel ägedam mudel, mis kannab nime S5 ja tal on olemas siis tõepoolest veel rajudam välimus kui muidu ja tagaistujatel on tal jalaruumi piisavalt, kuid pearuumi jääb muidugi väheks selle langeva katusejoone ees, mis nõuab ohvreid, eriti veel kui peaks istuma mingid korvpallurid seal taga. 465 liitrit mahub talle pagasruumi ja kui sa tõesti liitreid taga ajad, siis BMW 4. seeria Grand Coupe's mahub 470 liitrit, aga tagaistujatel on selle eest eraldi kliimapaneel koos istmete soojenduse ja jahutavusega. Keskmisel reisijal on seal samuti natukene ebamugav, kuna seal on kardaani tunnel ja sellised asjad, aga muidu on tal väga head materjalid igal pool. Interiöör on endale saanud uuenenud multimeediasüsteemi, mis on siis 10,1 tolline ja 12,3 tolline digitaalne näidikuplokk, mis on üpris sarnane sellele, mis ta oli 2014 aastal, kui see digitaalne virtual cockpit üldse ilmavalgust Audil nägi, aga sellegipoolest näeb ta siiani vägagi lahe välja. Ja multimeediasüsteemil pole enam seda valitsa nupu asja, siis millega sa said teda juhtida keskkonsooli allosas, siis varasemal mudelil ja nüüd on ta ainult puutetundlik, aga elab üle. Ja paraku on tal ka juhid nende sõidurežiimide valikunupud natuke ebamugava koha peal. Mootoriks on tal bensiinimootorites siis rida 4 turbotatud 2-liitrine mootor, millel 150 kilovatti ehk 204 hobujõudu ja seda on saadaval tagaviolisena või nelikviolisena ja kui sellest jääb väheks, on olemas ka samasugune bensiinimootori kombinatsioon, mis on aga juba 195 kilovatine ehk 160 hobujõuline ja kui sellest jääb väheks, appi tõttavad diiselmootorid ja diiselmootorites on olemas 2-liitrine rida 4, 120 kilovatti ja 163 hobujõudu, see mootor ilmselt sobib nendele, kes läheksid endale ostma Toyota Camryt või midagi, aga võtavad hoopis A5 Sportbacki, aga olemas ka samasugune diiselmootor nagu 150 kilovatine 204 hobujõuline, nagu oli ka bensiin ja kui sellest kõigest jääb väheks, saad ka 3-liitrise V6, millel on 210 kilovatti, 285 hobujõudu seal mootori all edasi rühkimas. Hinnakiri algab tal kõigest üpriski hea hinnaga 41 900 eurost ja juba selle V6 mudeli saab kätte 58 000 euroga. Aga kütusekulu jääb tal kuskil 8-9 liitri vahemikku, nii et A5 Sportback on tõesti väga hea kompromiss neile, kes tahaksid endale mingit ruumikamat sedaani ja saavad endale hea raha eest hea sportliku 4-ukselise kupee, nii et minge ja tõtake ostma. Selline oli selle nädalane Naismiksude proovisõit ja selline oli A5 Sportback. Meie teiega kohtume juba järgmises saates. Seniks aga liigelge ikka turvaliselt ja näeme nädala pärast.